Järgmine PlayStation VR mäng, millest räägin, on One Piece, mis oli meil, Grand Cruise on ta nimi. Noh jah, see on nüüd üks nendest Bandai Namco mängudest, mis põhimõtteliselt tehakse tegelikult ainult selle jaoks, et täita mingisuguseid litsentsitingimusi või ütleme, et umbes iga mingi aja tagant peab ilmuma teatud brändiga mäng. Ma ei kuulutanud sellest mängust enne mitte midagi, kui alles sõna otseses mõttes koos e-malliga, kus tuli ka siis selle mängu ülevaatamise kood. Ja olin, ütleme, excited, et äkki on midagi head, annab võimaluse siis seal One Piece anime maailmas siis ringi vaadata ja mööda seda kurikuulsat piraadilaevani ei jalutada. Aga üllatusi oli ja midagi, räägime mängust. One Piece Grand Cruise on järjekordne Spike, Chunsoft ja Bandai Namco üritus One Piece litsentsist maksimumi võtta. Tunnistan, et ei ole ise kunagi olnud selle märulkomöödia anime austaja, kuid olen seda vaadanud piisavalt palju, et hinnata head mängu, mis selle äärmiselt pika anime järgi on tehtud, ning kahjuks One Piece Grand Cruise seda ei ole. Isiklikult viimane One Piece videomäng oli One Piece Burning Blood, mis tahtis olla kaklusmäng, kuid tegelikult ei soovinud teha rohkem, kui tuua sisse natukene raha tugeva brändi arvelt. Uudis VR mängust tuli tegelikult koos selle ülevaatamiseks mõeldud koodiga ning oli minu jaoks nagu välk selgest taevast. Sellest pidi saama positiivne üllatus, mis annaks igale fännile unikaalse vaatenurga selle piraadilaeva tegemistest, kuid tulemuseks on Oculus Development Kit 1 aegne videomäng, mis ainult esitleb ennast kui uus tehnoloogia, kuid unustab ka reaalset sisu luua. Mängu alguses on 2 valikut, võitlus Krakeni vastu või mereväe vastu, kuid nagu selgus, siis tegelikult neil suurt vahet ei olegi. Mängu valik tehtud, siis saab natukene laeva peal liikuda, kasutades ehk PlayStation VR kõige hullemat liikumismehhanismi, mis on tehtud. Natukene saab rääkida mõne tuttava tegelasega, siis algab äkiliselt kahuriga tulistamine. Siit on mäng samasugune, sest selle kesise graafika juures ei tee tegelikult vahet, et kas seal kaugel on Kraken või midagi muud. Kahuriga laskmine on lihtsalt suunamine ja nupuvajutus, midagi otseselt ei toimu ning peale mõnda edukat tulistamist on seiklus otsas. Reaalselt mäng kestab kusagil 5-10 minutit, ehk siis vähem kui enamus tasuta VR mänge. Ei suutnud oma silm uskuda, et kas päriselt selle eest küsitakse ka raha. Lasin seda mängida ka One Piece suurel fännil ning kuulasin hoolega tema kommentaare ja mõtteid. Tema jaoks oli äärmiselt oluline ja nauditav mööda laeva liikumine ning oli pettunud, et kahuri tuli tuleb liiga kiiresti. Uuesti tehes tuleb muidugi iga kord kuulata Lafi ja selle veidra teo juhendid, et kuidas see mäng toimib. Iga kord nagu päriselt. Ei pea siin enam isegi mainima, et Artur oli pettunud ning oleks soovinud näha hoopis midagi palju kergemat, mis on minu meelest tegijate kaotatud võimalus. Iga fänn tegelikult sooviks näiteks koos Zorroga mõgelda või hoopis midagi koos Luffyga teha, kuid selle asemel on mingisugune äärmiselt veider toode, mis meenutab rohkem tudengite lõputööd kui päris asja. Nami on siin ka muidugi olemas, kes siis tea, siis Nami on üks animest tuntud naiskarakter, kelle välimus on põhimõtteliselt ainult pesus ning ebanormaalselt suurte rindadega, mis on muidugi mõeldud näljastele fännidele, kuid ka selliste asjade jaoks on paremaid lahendusi. Raske on edasi anda seda pettumust, mida tundsin. Milline raisatud võimalus teha midagi suurepärast või tegelikult isegi keskpärast, sest One Piece fännid tegelikult ei soovi palju. Siiski säilib natukene lootust, et Bandai Namco ja Spike Chunsoft kasutavad enda loodud animatsioonimudeleid uuesti, sest see on nende niisugune muster. Tõenäoliselt on siis oodata uut One Piece VR mängu ning seekord ehk on ka mängitav. Praegusel kujul ei soovita seda mitte mingil juhul, sest selliseid väikeseid kogemusi on PlayStation VR peal juba päris palju. No nii, see One Piece Grand Cruise oli suhteliselt, ütleme, huumor tegelikult. Kui see tuli välja, siis esimene kord, kui ma panin selle peale, siis koos Priidu ja Arturiga, siis me saime kõik kolmekesi palju naereda, sest kas päriselt see ongi see mäng, mida siis Namco Bandai nii suurelt tahtis müüa, et see on suur One Piece VR mäng, mida kõik on oodanud. Ei ole.
hindeks 3.10 ja see on kõik, mis minust on tegelikult võib-olla isegi lahke, aga noh, siin oli natukene häid asju, onju. aga midagi, kes ratsib, ostke, mängige ja andke teada, mida arvasite, aga meie siis juba näeme järgmises videos, kus ma räägin Salaryman Escape PlayStation VR mängust.